Ja Marek on meie keskel, tervitame teda.
issand, nagu Piibel ütleb, päästab inimesi ja loomi. Nii et kõik saavad päästetud, kes tahavad. Aga meil on täna veel siin nüüd mitmeid huvitavaid osasid ja mitte tihti siin ei tule luuletusi, eriti nende poolt, kes on ise luuletanud kokku. Aga Erika on meie koguduse üks vägev luuletaja ja tuleb siis lugema neid luuletusi, mis oled valmis pannud. Nii et tervitame teda aplausiga. Erika, ole hea! Tahaks siis öelda, täna nii ilusal ajal siis südamest südametesse. Jõulutäht, sa võimsad sära, sära üle ilma maa. Iga suu nüüd lauldu kaasa, lauldu inglikooriga. Täna sündin Petlemmas on meil õnnis tegija. Võtkem üksnes teda kiita. Kiitkem rõõmsast südamest. Toogem au ta igal aal, mitte ainult jõuluaal. Nii, ja siis on Eha, meie üks erilise laulu häälega naine, kes täna ikka ka mis oktaavega siin välja võtab. Nii tervitame teda ühe aplausiga Eha. Nii, sul on terve koostikud täis laulu täna, jah? Mis kella nimen hommikuks näeb? Hommikul mõned tööle minema. No selge kõik. Tahaks öelda nii, et mul ei ole otseselt nagu jõuluks ühtegi laulu tulnud. Taevas ei ole mulle seda inspiratsiooni olnud. Aga mul on see sõnum, et Jeesus on alati meiega ja alati olemas ja ei ole sugugi enam väike laps, vaid kuningas. Just. Ja ma kiidan ja tänan ja austan teda kõigest südamest. Amen. Siis ma võtan kätte ja laudan oma laulu tõesti ära. Come on. Üks nimi, mis heliseb hinges, üks kuju, mis vormub mu sees, üks saare, mis kingitud mulle, üksi Jeesus mu südames saab, üksi Jeesus mu südames saab. Mu Jeesus, su juurde ma tulen, leian rõõmu ja rahu su sees. Varjun sinusse raskuste ajal, annad jõudu mul käia sel teel, annad jõudu mul käia sel teel. Üksnes sulle, mu Jeesus, ma tahan tuua tänu ja ülistusau. Sinu südame igatsust kuulen, mu armas ja ustavaks mul, mu armas ja ustavaks mul. Elu sa kinkisid mulle, sinu armastus vallutanud mind. Sind armastan, Jeesus, mu haare, jah, Jeesus, sulle kuulun ma. Jah, Jeesus, jään ootama sind. Nii head ilusat jõuluaega teile ka minu poolt. Ma loen siis ühe lõigu Luuka evangeeliumist. Loen selle jõulusõnumi, mida väga paljudes kohtades üle maailma tegelikult ka tänasel päeval loetakse. Et ma usun, et ei ole vaja kellelegi öelda, et mitte meie kogudus täna siin ei loe seda jõulusõnumit, vaid loetakse väga paljudes kohtades Pärnu linnas, Eestis. Seda loetakse täna kindlasti Ukraina kaevikutes. Ma olen päris kindel, et ka Moskvas ja Washingtonis loetakse. Rääkimata Petlemmast.
seda loetakse vanglas ja seda loetakse haiglas. Seda loetakse kuningakojas ja loetakse vaestemajas. Ja usun, et see sõnum on vallutanud maailma. On meil tunnistuseks meile, kes me usume sellesse, mitte ainult ei loe seda kui traditsiooni, kui ühte teksti, ilusat asja, mida tähistada kord aastas, vaid see on meile kinnituseks sellest, et kõik, mida Jumal on tõotanud, on ta ka täide viinud ja ainsad asjad, mis ei ole veel täide läinud, on need, mis veel tulevad. Ja ma loeksin siis teiega koos Luuka evangeeliumist 1. peatükk 26. salmist 38. salmini Jeesuse sünni ettekuulutus. Aga 6. kuul läkitas Jumal ingel Gabrieli Galilea külla, mille nimi on Nazaret. Neitsi juurde, kes oli kihlatud Taaveti soost Joosepi nimelise mehega. Selle neitsi nimi oli Maaria. Tema juurde tulles ütles Gabriel: rõõmusta, sa armu leidnud, issand on sinuga. Tema oli juba vapustatud nende sõnade pärast ja imestas, mida see teretus võiks tähendada. Ja ingel ütles talle: ära karda, Maaria, sest sa oled leidnud armu Jumala juures. Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood Imale poja ja paned talle nimeks Jeesus. Tema saab suureks, teda hüütakse kõige kõrgema pojaks. Ja issand Jumal annab talle tema isa Taaveti trooni ja ta valitseb kuningana, nii nagu meie kallis ema ütles. Jaakobi soo üle igavesti ning tema valitsusele ei tule lõppu. Aga Maaria küsis inglilt: kuidas see võib juhtuda, kui ma ei ole mehega olnud? Ja ingel vastas talle: püha vaim tuleb sinu peale ja kõige kõrgema vägi on varjuks sinu kohal. Seepärast hüütaksegi püha, kes sinust sünnib, Jumala pojaks. Ja vaata, ka su sugulane Elisabet on poja ootel oma raugapõlves ja see on 6. kuu temal, keda hüüti sigimatuks. Sest Jumala käes ei ole ükski asi võimatu. Aga Maaria ütles: vaata, siin on issanda teenija, sündigu mulle sinu sõna järgi. Ja ingel läks ära tema juurest. Amen. Ma arvan, see peaks olema meie palve ka: issand, sündigu mulle sinu sõna järgi. Amen. Nüüd me kuuleme ühte sükest lugu, soolulugu, aga siin on mitmed, mis laulavad seda soolu. Ja siis pärast seda me kuuleme ühte tunnistust ühe inimese elus, kelle elu Jeesus on muutnud, seesama kuningas, kellest me siin täna räägime. Amen. Pane ennast valmis.
nii, ma kutsun siia ühe armsa õe, ta nimi on Victoria, kes jagab meiega oma lugu, kuidas tema leidis selle, kellest me just laulsime. Teeme talle ka üks aplaus ja Victoria, ole hea! Nii. Tere, minu nimi on Victoria. Ma sündisin Tallinnas, mitte õnnelikus perekonnas. Isa lahkus siis, kui ma olin veel ema kõhus. Ja ma sündisin puudustega, tervisega tegeles vanaema, vanaisa. Sain asja korda, aga ema armastus ma ei tundnud. Kõik, mis ma kuulsin, oli, et kui ei oleks mind, siis tema elu oleks parem ja siis, kui ma olin juba suuremaks kasvanud, siis ma kuulsin, et mina olen süüdi tema kõigedes muredes. Wow. Ja see hõivatustunne väga noorena viis mind tänavale, kus ma väga kiiresti hakatasin tarvetama ja kukkusin auku, millest ei saanud välja 28 aastat järjest. Need 28 aastat ma hävitasin enda lähedaste ja enda elu. Ma varastasin, tarvetasin, müüsin narkootikumid, müüsin oma keha ja mitu korda olin karistatud kriminaalkorras ja selle järgi vangla võttis mu elust 12 aastat. Kui ma tulin välja viimane kord aastal 2017, siis tuli tagasi langumine. Ma ei tegelenud oma sõltlusega seal vanglas tegelikult ja kui kukkusin, siis oli veel 8 aastat tarvetamist ja selle sees oli väga palju vägivaldsust oma elukaaslaste poolt ja üldse minu elus. Siis ma hakkasin uuesti müüma narkootikut, oli jälle kinnipidamine, milli sees ma neelasin 23 grammi fentaniili, see oli 500-kordne üledoos. Ma olin 3 päeva koomas ja siis, kui tulin välja, siis see ei pannud ka mõtlema. Ükski olukord minu elus ei pannud mind mõtlema, kuidas vahetada üldse võimalik midagi muuta oma elus. Ma jätkasin seda teed, olen selles pimeduses ja ma ei näinud mitte midagi. Tuli kohus, ma sain 5 aastat tingimust ja mõtlesin ainult, kuidas ma pääsin ennast vangast. Ärkasin hommikul vara, mul oli vaja minna kriminaalhoolde juurde ja siis ma vaatasin peeglisse, minu peale vaatas vana väsinud naine, kellel ei olnud mitte midagi kaotada. Ja mõtlesin, ja juba siis ma otsustasin, et mida ei pakuks mulle kriminaalhoolde, ma võtan vastu, et kuna hullemaks juba asi ei lähe. Ma tulin tema juurde, ta pakkus mulle minna revolutsiooni. Ja me hakkasime valima mingid kohad, kus see on võimalik teha. Ja kõik, mis kõige niisugune sobiv koht oli, see oli Looduse küla. Ainuke mees ainult mitte Looduse küla. Ma kuulsin vanglast väga palju juttu, et see on karm koht, et seal on karm reeglid, et ma ei pea seal vastu, et see hullem kui Looduse küla ei võigi olla. Ja siis kriminaalhoolde ei andnud mulle aega ei mõelda, ei valida. Ta ütles, et ei, siis sa lähed just sinna. Wow. Ja ma tulin Looduse küla, jumalast ma ei teadnud mitte midagi. Ma olin listitud küll vanglas, aga sellega põhjus oli see, et ma ei saanud hakkama oma unenäodega. Et kuna see kuri jälgi ei lasknud mind lahti ei kainusel ajal vanglas, ei ajal, mis ma tarvetasin, ma ei saanud hakkama oma unedega. Ja ma ristisin selle tõttu ainult ennast. Sellega minu osadus jumalaga oli läbi. Ma tulin Looduse küla, ma vaatasin kõrvalt, kuidas see asi käib, kuulasin. Alguses ma muidugi ei saanud millestki aru. Aga keegi ei kiirustanud. Ja mõnel momendil ma sain aru, et seda, et mul ei ole siin midagi karta. Ja see pani mõtlema, et maailm ei ole ainult kurjas. Et on inimesi, kes mõtlevad su peale, kes mõtlevad, kes armastavad sind mitte millegi eest, kes tahavad sind aidata. Just. Mis
vanaelus ei olnud võimalik. Ja siis, kui ma lõpetasin programmi, ma mõtlesin, et ma jäingi sinna, ma ei teadnud, mida teha ja kuhu minna ja tegelikult mul oligi seal olla, aga Jumal ütles, et ma tean, mis sul vaja on ja ma tean, mis on vaja mitte ainult sulle. Ja ta viis mind siia Pärnusse, siia Pärnu kogudusse. Ja ta andis mulle seda inimest, keda ma väga hindan, see on minu armas Roomet ja kellega me abiellume 12. jaanuaril. Halleluja, tänu Jeesusele. Yes. Amen. Wow. Ja ma olen tohutu tänulik Jumalale kõige selle ees, mis mul tänase päeval on. Kui Jumal ei paneks oma käsi vahele, tänase päeval ma ei seisaks siin, ma ei räägi neid sõnad teile. Just. Ja ma olen tänulik ja tahan öelda nii palju, et ma ei tea ühtegi inimest, kes ütleks, et mina võtsin Jumalat vastu ja kõik mu asjad läksid pikki. Aga ma tean palju inimesi ja mina olen nende sees, halleluja. kes ütleks, et Tänu mina Jeesus. võtsin oma Jumalat südamesse ja kõik mu asjad said korda. Halleluja, amen. Amen. Super, suur tänu sulle. Amen. Nüüd me tõuseme ja laulame jälle koos. Ja siis kuuleme Jumala sõna hetke pärast.
suureks sa mu patud ära lunasta. Amen, ta issand. risti peale viiakse mu ees. sa selleks tulid maailma, et päästa mind ja aidata, seepärast laulan sulle halleluuja. Halleluuja, 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 halleluuja. Amen, amen, halleluuja. Tänu issandale. Sõbrad, te võite võtta istet. Need on olnud võrratud lood, mida me oleme täna kuulnud siin. Kas pole nii? Ma vaatasin siin ühte ansambli osalist, kes trianglit mängis. Mõtlesin, et selle pilli õpin mina ka selgeks igal juhul. Üks päev lähen muusikakooli ja saan selgeks Jumala abiga. Amen. Aga me loeme täna siin veel Luuke evangeeliumist, kuigi oleme juba sellest täna lugenud. Ja ma tahan lugeda sealt 2. peatükist ja jagada teiega veel mõne mõtte. Luuka evangeelium 2. peatükk ja salm 1 kuni salm 13. Ja neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu üles kirjutada kogu maailm. See üleskirjutis oli esimene ja toimus, kui Küreenius oli Süüria maavalitseja ja kõik läksid endid laskma kirja panna, igaüks oma linna. Siis läks ka Joosep Galileast Natsareti linnast üles Juudamaale Taaveti linna, mida hüütakse Betlemmaks, sest oli pärit Taaveti kojast ja soost laskma ennast kirja panna ühes Maaria oma kihlatud naisega, kes oli käima peal. Ja nende seal olles sai aeg täis, et Maaria pidi maha saama ja ta tõi ilmale oma esimese poja ja mähkis ta mähkmetesse ja asetas ta sõime, sest neil polnud muud aset majas. Ja seal paigus oli karjaseid väljal, õitsis pidama valvet öösel karja juures ja issanda ingel astus nende ette ja issanda auhiilgus paistis nende ümber ja nemad kartsid üliväga. Ja ingel ütles neile, ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kõigile rahvale. Oled sa rõõmus? Et suur rõõm on osaks saanud kõigile rahvale, eestlastele ka. Sest teile on täna Taaveti linnas sündinud õnnistegija, kes on issand Kristus. Ja see olgu teile tunnuseks, te leiate lapse mähitud ja sõimes magavat. Ja äkitselt oli ingliga ühes taeva sõjaväe hulk, need kiitsid Jumalat ning ütlesid, au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimeste seas, kelledest temal on hea meel. Amen. Amen. Üks asjadest, mis mind jõuluaja suhtes natukene frustreerib, on see, et maailm peab seda väga tähtsaks pühaks, kaasa arvatud eestlased. Aga paljud ei tea, miks nad üldse pidu peavad. Ja tohutud ressursid, mis kulutatakse just nimelt jõulude ajal, me teame, et see on kaubanduses üks kõige parem aeg, kõige suurem läbimüük. Ostud hakkavad pihta seal, Ameerikas nad ütlevad pärast
tänupühasid, Thanksgiving, ja siis läheb lahti, pannakse jõuluatraktsioonid ülesse ja aga paljud inimesed ei tea, miks nad seda tähistavad. Ja öeldakse, et umbes 2,3 miljardit inimest maailmas tähistavad jõulusid ja umbes 90 riigis tähistatakse seda, aga võime öelda, et ligi 90% eestlasi tähistab jõulusid, aga võib-olla heal juhul 10% usub Jeesusesse, Kristusesse. Ja enamus eestlasi ka tähistab seda kultuuriliselt ja sotsiaalselt. Me teame, et on peod ja kontserdid ja igasugused koosviibimised. Aga sõbrad, üle 2000 aasta tagasi maailma ajalugu muutus ja muutus kapitaalselt ja muutus igaveseks, sest tõepoolest Petlemmas, nagu me täna lugesime, sündis päästja kõigile rahvastele. Ja mina julgen arvata, et see oli maailma kõige suurem, kõige olulisem sündmus, mis üldse võis olla. Ja mis siis teeb jõuluaja nii eriliseks? Ma arvan, et eriliseks teeb selle vähemalt 3 tõsiasja. Number 1 on see, et kes tuli siia maa peale. Teiseks, kuidas ta tuli? Ja kolmandaks, miks ta tuli? Kes tuli, kuidas ta tuli ja miks ta tuli? Ja see, mille peale me tahame lühidalt täna vaadata. Kes tuli siia maa peale? Lühikene vastus, Jumal tuli maa peale. Ja minu arust see on väga suur mõte, et kõikvõimas, kõiketeadja, kõikjal olev. See, keda universumgi ei mahuta, piiras ennast inimese ihusse, riietas ennast, nagu Filiplastele kiri ütleb, inimesena ja ilmus meie keskel ja elas meie seas ja me nägime tema au. Me loeme seda mitmetest erinevatest piiblikirja kohtadest. Johannes ütleb, et sõna sai lihaks, elas meie keskel. 1. Timotuse 3:16 lugesime sellest ennem, et vastu vaieldamatu on Jumala saladus, Jumal on saanud ilmsiks lihas. 2. Korintuse 5:19, et Jumal oli Kristuses ja elas meie keskel. Nii et igavene olend Jumal astus aega, mis on ajutine. Ja me teame, et tema oli juudi rahva kaua oodatud messia, kellest prohvetid olid aastasadu, mõningal juhul aastatuhandeid ette kuulutanud. Ja huvitav on, et nii paljud Vana Testamendi kirjutajad kuulutasid ette, et Messias peab tulema. Ja tegelikult Jeesus pärast oma ülestõusmist seletas jüngritele Emmause teel ja piibel ütleb kogu kirjast, kus temast jutt on. Nii et ma arvan, et seal oli kohti, mida võib-olla me ei ole veel tähele pannud, et kuidas Jumal oli peitnud need ettekuulutused pühakirja sellest, et Messias peab tulema ja et Jeesus tõepoolest see Messias ka oli. Ta ei tulnud siia maa peale, aga nii nagu võiks arvata, et Jumal tuleks, ma ei tea, meteoriidi seljas sõites või tulise hobuse peal ratsutades või taevatreppi mööda alla kõndides sellisel aulisel viisil, vaid ta sündis siia maa peale, nii nagu iga inimene siia maa peale tuleb, läbi sünni. Ja Rick Warren on öelnud niimoodi, et tema arust põhjus, miks Jumal seda nõnda tegi, on sellepärast, et Jumal tahtis inimestele, ei tahtnud neid hirmutada, aga tahtis neid päästa. Sest mitte keegi ei karda beebit. Kui sa võib-olla lähed täiskasvanud mustris mehele vastu öösel tänaval, sa võib-olla mõtled, vaatame, mis siit saab.
meil on kogemusi vahest, eks ole, kuskil kõndides, aga väike beebi on väga ohutu viis läheneda inimkonnale. Ja see on see, kuidas Jumal valis siia maa peale tulla. Ta ei sündinud samuti kuningakotta või paleesse, vaid sündis laudas ja pandi sõime. Nüüd meie seas on siin mõned meditsiini inimesed ja töötajad, ma tean, Lindal on meditsiiniline haridus ja võib-olla siin mõnel veel, aga igaüks, kes vähegi meditsiiniga kokku on puutunud või kellel üldse on natukene sellist talupoja mõtlemist, saab aru, et laut ei ole väga steriilne paik. Ja kui kuskil on võimalus saada infektsioon nii emal kui lapsel, siis laudas on see väga lihtne. Kõik see loomade väljaheide ja kõik bakterid ja seened, mis seal õhus lendasid ja potentsiaalsed ohud, mis olid, et mõni loom kuskil liigub kellelegi otsa ja see nimestik on igati pikk, alates sellest, et värsket õhku polnud piisavalt ja parasiidid ja viirused ja kõik muu. Aga Jumal valis sellise tagasihoidliku koha ja viisi, kuidas sündida siia maa peale, mitte kartes neid asjaolusid. Mis ütleb seda, et Jumal tihti teeb asju väga ebatavalisel viisil. Inimestel on oma arusaam, kuidas asjad peaksid olema ja meil on ka tihti see ettekujutus, kuidas Jumal asju peaks tegema. Teinekord me lausa palume, et ta teeks asju nii, nagu ma praegu palun. Aga Jumalal on sagedasti targemad viisid asjade tegemiseks ja ta teeb asju viisil, et keegi ei saa öelda, et inimene korraldas seda, vaid et Jumal oma enda käega, oma enda väega tegi seda. Ta tegi karjapoisist kuninga. Me räägime siin Taavetist. Ta valis petise ja ärakasutaja, et teha temast esimene iisraellane. Ta võttis oma vendade poolt hüljatud mehe, kes hiljem müüdi orjaks ja lõpuks pandi vanglasse ja tõstis tema impeeriumi üheks mõjukaks ametnikuks. Jumal ütles Peetrusele kõige ebatõenäolisema koha, kuhu visata võrk, kus üldse kalu ei oleks pidanud olema. Aga just nimelt seal nad said sellise suure kalasaagi. Jumal ütles Gideonile minna 30 000 mehelise midjanlaste armee vastu ainult 300 mehega. Ta ootas 4 päeva. Lazarus oli juba surnud, et siis minna teda surnuist üles äratama. Ja ta võttis koguduse kõige suurema tagakiusaja ja tegi temast suurima koguduste rajaja või alustaja või ülevaataja. Me räägime siin Paulusest. Ja ta valis tulla siia maa peale inimese kujul. Nii et Jumal teeb asju ebatraditsionaalsel viisil ja seal, kus inimeste silmis on asi ammendunud ja tundub, et see on võimatu või kuidas nii, mida meie, sina ja mina võib-olla nii ei teeks, keda me ei valiks, kelles meie potentsiaali ei näe. Jumal näeb asju teisiti ja teeb asju oma targal viisil. Ja mina usun, Jumala teed on alati parimad teed. Amen. Ja sellepärast tuleb meil neid järgida, need alati ei lähe nii, nagu inimene arvab. Kes oleks arvanud, nagu Viktoriaga ütles, et ta on täna siin, eks ole. Ma arvan, kui sa enda elu peale vaatad, see on minu arust samamoodi ime, et sa oled täna siin. Ja see on tõestus, et peab olema Jumal taevas. Amen. Minu üks klassiõde ütles pärast seda, kui ma kristlaseks sain, et ma oleks arvanud, et ükskõik kes keegi teine meie kambast, aga sina ei annu. Sa oled kristlaseks. Ma olin nõustuga, ma ei arvanud, et ma kristlaseks saan. Mul polnud mingit kavatsust, mingit plaani kristlaseks saada, aga kui sa kohtud Jeesusega ja ta puudutab su elu sellisel unikaalsel viisil, siis sa ei saa parata. See juhtus minuga, see on juhtunud sinuga, kas pole nii. Ja ma mõtlen selle peale, mis tunne see võis olla Jumalal astuda inimese staatusesse, astuda sellesse positsiooni, saada inimeseks, piirata ennast inimihuga ja
see oleks justkui nagu sina ja mina, kes me võib-olla oleme nagu relatiivselt pika ea juba elanud ja värvikat ja kirevat ja head elu elanud ja siis ütlen, läheks tagasi ema üsasse. Sest see on, kui piiratud, ilmselgelt tundub üks teisest olevat, mida ka Jumal tegi. Ja mis on huvitav samuti, et ükski poliitiline juht ei tulnud Jeesuse sündimist tervitama. Samamoodi ei tulnud ükski religioosne kirikupea teda seal vastu võtma, vaid Jumal andis teada karjastele. Põlatud, kõige viletsam selline amet, aga ma usun, et selleski on näha Jumala käekiri, et tal on kaastunne eluheidikute ja rõhutute suunas. Nüüd, kes tuli, me rääkisime, kuidas ta tuli, me rääkisime, aga miks ta tuli? Piibel ütleb, et ta tuli maailma päästma. Luuka 2.11 tuli õnnis tegijaks. Maailm vajab päästet. Amen. Ja selles maailmas liigub ringi palju igasuguseid valesid. Ja hingevaenlane kurat on hoolitsenud selle eest, et see maailm on täidetud igasuguste valeideedega. Ja üks nendest on see, et elu tekkis juhuslikult ja Jumalat pole olemas. Mina kunagi uskusin seda. Tänapäeval õnneks on isegi teadlased hakanud möönama seda, et kõik loodu meie ümber on nii piinlikult, täpselt häälestatud elulainele. See antroopsuse printsiip, et maailm oleks justkui loodud inimese jaoks, et inimene seal elaks ja seda vaatleks. Teadlased on täna arvutanud, kui võimatu on see, et eluks ühed tähtsamad algmaterjalid, nagu need on aminohapped, millest koosnevad proteiinid, valgud, et tõenäosus, et üks valk lihtsalt tekib juhuslikult, et aine elementaarosakesed põrkusid kokku ja siis tuul, muidugi tuult ei saanud olla veel, aga midagi oli ja siis jälle põrkusid teisel viisil ja siis mingi muu asi mõjutas neid ja siis nad põrkusid teisel viisil ja tõenäoliselt see lihtsalt juhtus juhuslikult, on 1/10, aga muuseas 10 on 130 nulli järgi. Nii et see on meeletult suur arv, ma isegi ei oska öelda selle arvu nime, tõenäosus, et lihtsalt asi juhtus, aga see on ainult üks valk. Eluks on vajalik tohutu hulga erinevaid valkusid ja muidugi need peavad kõik omavahel koosluses olema ja nii edasi. Aga teadlased on veel läinud kaugemale ja ütlen niimoodi, et tõenäosus, et pärilikkuse kandja meil kõigi igas rakus olev DNA molekul, mis on üks väga keeruline, spiraalne molekul, mida on täna palju uuritud ja ikka veel ei ole palju sellest aru saadud, tõenäosus, et selline asi iseenesest tekkis, on 1/10, aga sel juhul 10 on üle 10 000 nulli taga. Ja mõningad arvutajad on isegi pakkunud 100 000 nulli, ehk et see on peaaegu võimatu. Et kogu universum pole nii piisavalt vanagi, et oleks on piisavalt aega, et need osakesed saaksid rahulikult põrkuda. Ja on öeldud, et see on enam tõenäolisem, et sa lähed Pärnu prügimäele ja Pärnu inimesed on ilmselt seal käinud ja paned suure pommi, ja ma ei soovita muidugi pommi panna sinna, aga paned pommi sinna prügimäe alla ja käib üks kõva plahvatus. Ja tolmu on kõik täis ja kõik on, prahti õhk on täis ja lõpuks, kui kõik niimoodi ära vaibub ja jälle selgeks läheb, siis on seal üks Boeing 747 lennuk. Täies hiilguses, mootorid töötavad, jah, valmis õhku tõusma. Et see on palju enam tõenäolisem, et tekivad valgud või DNA molekulid iseenesest. Kõige taga on näha
ühe disaineri kätt. Amen. Ja paljud teadlased on seda tänaseks samuti mõistnud. Üks teine vale, mis maailmas liigub ringi, on see, et tõde on suhteline. Igalühel meist on meie oma tõde ja üldse hääletame, kes mingi tõe poolt on. Nõnda see ei jõua kaugele, kas pole nii? Inimesed, kes niimoodi väidavad, ma garanteerin sulle, et kui selline inimene, kes väidab, et kõik on suhteline, tuleb tagasi oma tööreisilt, ei küsi kunagi oma naise käest, et kas olid suhteliselt truu mulle, kui ma vahepeal ära olin. Ta tahab absoluutset truudust, mitte suhtelist truudust. Või selline inimene tuleb tagasi oma raamatupidaja juurde, kui ta on ära olnud väikselt puhkuse reisil ja küsib oma raamatupidaja käest, kas olid suhteliselt aus minu rahadega. Amen. Ma arvan, et need suhtelised tõe inimesed kiiresti leiavad, et paljud asjad elus on absoluutsed ja mitte suhtelised. Üks teine vale, mis liigub maailmas ringi, on see, et inimene on põhimõtteliselt hea. Aga ümber maailmas, ühiskonnas olev, ümbritsev kurjus rikub ta ära. Ma ikka naeratan, kui ma tihti kuulen inimeste tunnistusi, ütled, ja ma sattusin valesse seltskonda, ja ma hakkasin käima läbi valede inimestega. Mu küsimus on, kuidas sa nende valede inimeste hulka sattusid? Ilmselt sinu südames pidi ka midagi olema selles suunas, kas pole nii, aga me ennast ei taha päris sinna liigitada, me ütleme, et nemad olid halvemad. Mina lihtsalt olin ja läksin kaasa asjadega. See on tegelikult scientoloogia selline hoiak, aga evangelist Billy Graham on öelnud niimoodi, et me võiksime vangi panna kõik kurjategijad. Kuigi seda on väga raske teha, kas pole nii. Me võiksime kõik tubaka ja narkootiliste ainete nagu algmaterjalid ära põletada, kui kõik selle kuskilt kätte saaks. Võiks kõik alkoholi maha valada. See muidugi mürgitab maad kõvasti, aga võiksime kõik pornograafia ja kõik, mis on niisugune ahvatlev ja kiusatusi tekitav, kõik kuskil ära panna, kuskil kapi taha kinni panna, kõik ära panna ühiskonnast, kõik kurjus ära eemaldada inimeste silmade eest. Ja Billy Graham on öelnud, ja kurjus ikkagi jätkuks meie ühiskonnas, sest kurjus lähtub inimese südamest. Jeesus ütles seda. Ja nii kaua, kui inimsüda ei muutu, sa võid siin ühiskonnas teha igasuguseid reformatsioone ja programme ja tead, väljapoolt valgendada ära seinad. Aga kui see sein seespoolt on mäda, see valgendus ei tee mitte midagi. See on enda aja küsimus, et vanad probleemid kasvavad üles. Need muutused peavad hakkama siis pihta südamest. Amen. Südamest. Üks teine vale, mis liigub ringi, on see, et võidab see, kel surres on kõige rohkem asju. American Dream, kellel on kõige rohkem asju. Ja me raputame pead, aga eks me ka teinekord kiikame, et kus ta selle asja sai ja kuidas tal nii läheb, et tahaks ka ja. Aga selle maailma rikkad on pidanud möönama, et kuigi nad võib-olla leidsid elus palju raha oma tehingutega, aga nad ei leidnud sellega palju rahu. Leidsid võib-olla õnnetunde, aga lõbu tähendab aga mitte õnne või rõõmu sellega. Ja elu tähendust ja eesmärki raha ei ole kindlasti täitnud. Amen. Nii et asjade kogumine elus ei ole vastus. Jeesus ütles, et sellest ei ole nii kellegi elu, mis tal on. Nii et suurimgi rikkus siin maa peal ei või päästa sind igavesest hukatusest, sa ei saa maksta kinni seda ja sellepärast see on üks vale ja ei ole tõsi. Üks teine vale, mis liigub ringi maailmas on see, et peale surma pole midagi. Teiste sõnadega, naudi oma elu, põleta oma elu, pärast on nagu tuli läheb kustub ja kõik on läbi. Me teame, et see ei ole tõde. Üks teine vale on see, et meil on palju elusid, nagu rahvastepalli kaptenil. Vanemad põlvkond mäletab seda. Kaptenil oli vähemalt 3 elu, kui mitte 5, eks ole.
mulle meeldis olla kapten. Kaotad ühe elu, pole hullu, lähen järgmisega edasi. Aga, ja see uskumus pärineb muidugi reinkarnatsiooni teooriast ja nii edasi, aga me teame, et piibel ütleb üheselt ja selgelt, et inimesel on ükskord määratud surra ja pärast seda kohus. Nii et keegi ei tilbenda siin mitu korda. Meil on üks elu ja sellepärast on meil vastutus oma elu eest. Ja üks teine vale on deism, et Jumal lõi maailma, aga ei sekku enam selle käekäiku. Jõululugu õpetab, et just nimelt sekkub. Just nimelt sekkub. Ja seda me tähistame ka täna siin. Nüüd, kui maailma kõige suurim vajadus oleks olnud haridus, oleks Jumal läkitanud õpetaja. Kui maailma kõige suurim vajadus oleks olnud raha, oleks Jumal läkitanud pankuri, teeb kõigile laenu. Kui maailma kõige suurim vajadus oleks olnud füüsiline tervis, siis Jumal oleks läkitanud arsti. Kui see oleks olnud emotsionaalne stabiilsust, oleks läkitanud psühholoogi. Kui see oleks olnud edu ja kordaminek, oleks läkitanud eneseabi, mingi guru. Aga maailma vajadus oli saada päästetud, sellepärast Jumal saatis päästja. Nii et see, mida me lugesime siin, ütleb, mis on tegelikult maailma kõige suurem vajadus. Päästmine. Nüüd kõigepealt see fakt, et Jumal tahtis inimest lunastada, ütleb meile, et inimene on Jumala silmis niivõrd palju väärt, nii kõrgelt hinnatud. Ja teoloogid on kasutanud selliseid mõisteid, et inimene, olles loodud Jumala näo järgi, on olemuselt Jumalaga sarnane. Nüüd me oleme piiratud, me kõik teame seda. Ja me oleme ise autoriteedi all, sest Jumal on kõrgeim autoriteet. Jumal eksisteerib ilma sinuta, aga sina ei saa ühtegi hinge tõmmata ilma temata. Aga et inimene loodi Jumala näo järgi, ehk ta on nagu sama substants, samast materjalist. Ja see, mida piibel ütleb, Jumal hingas iseenese vaimsust, vaimu inimesse ja nõnda inimene sai elavaks hingeks. Ja sellepärast on inimene nõnda väärtuslik. Nüüd, miks inimene vajas üldse päästet? Väga lühidalt me teame, et Jumal lõi inimese oma näo järele 1.26 esimese Moose raamatus, aga inimene Edenaias langes pattu ja patt lahutas inimese Jumalast. Ja Jumal, kes on õige või õiglane kohtumõistja, selle õigluse rahuldamiseks oli vaja inimese lunastust. See, et patupalk on surm, ei olnud tõeks saanud sel hetkel, kui apostel Paulus selle kirja pani roomlastele 6. peatüki, vaid see oli Jumala igavikuline põhimõte ja seadus. Ja et pattu tuleb lunastada ohvriga, oli juba selge Vanas testamendis, näiteks Moosese 3. Moosese raamatus 4.27 ja nii edasi, me näeme seda. Aga tõsiasi, et Jumal ise tuli ohvri talleks või ohvriks, patuohvriks maailma eest. See oli üllatus. Juudi rahvas ootas Messiat. Nende mõttes see võis olla üks tavaline inimene, kes on eriline inimene. Aga Jumalal, nagu me juba oleme rääkinud, tal on oma viisid, kuidas ta asju teeb. Ta ütles, ei, ma ei saada kedagi teist, ma lähen ise. Ma lähen ise päästma inimest. Vau! See on võimas mõte, kas pole nii? Ma arvan, me võime siin sellest arutleda, aga see läheb kaua aega, enne kui see jõuab meie südameteni täielikult. Ma lähen ise inimest lunastama. Ja Jeesus, Jumala poeg, tuli
siia maa peale. Ja ta tuli tegelikult, et surra inimkonna eest. Ma tean, et Jeesus kuulutas evangeeliumit ja ta tervendas mõningad haiged ja ta ajas välja kurja vaime. Aga Jeesuse üks peamine missioon oli ilmutada Jumalat. Näidata, milline Jumal tegelikult on. Et Jumal on armastus, et tal on plaan inimkonna jaoks, et ta on valmis ohverdama iseenda selleks, et inimest tagasi saada. See on liiga suur mõte, et see kohe niimoodi omale selgeks mõelda. Aga nii see on. Sükene mees nagu Nietzsche ütles, et Jumal on surnud. Kuskil ma kuulsin, või nägin isegi seda pilti, ma ei tea, oli originaalne pilt või mitte, aga keegi oli kirjutanud, et nagu ikka soditakse kuskil seinte peale, et Jumal on surnud ja alla oli pandud Nietzsche, selle filosoofi nimi. Ja siis mingi aeg hiljem keegi oli kirjutanud, Nietzsche on surnud, Jumal. See on ainult aja küsimus, eks ole, et asjad lähevad teistpidi. Aga hoolimata sellest oli üks ajahetk ajaloos, kus Jumal oli tõesti surnud. Jeesus tõepoolest suri. Ja see on hämmastav. Ja see on jälle üks nendest tõdedest, mis ma arvan, et me ei jõua seda niimoodi lõpuni lahti mõelda ja mõista sügavuti. Aga Piibel ütleb, et ta tuli siia selleks, et inimkonda lunastada, tuli, et surra inimeste eest. Et selleks, et igaüks, kes tema lunastustöösse usub, võiks saada igavese elu. Nüüd ma lõpetan selle mõttega. Kui me lugesime siin, et Jumal andis kõigepealt teada seda kõike karjastele, ma mõtlesin selle peale, miks kõik need salmid siin on juttu karjastest. Ja lisaks kõigele muule, et see tunnustäht karjastel oli see, et te leiate lapse mähitud ja sõimes magavat. No mis suur asi see on? See on selge, et iga vastsündinud on mähitud ja ilmselgelt magab. Enamus juhtub nii. Mis vägev tunnustäht see küll võiks olla. Aga ma arvan, et üks asi, mida Jumal selle kõigega näitas, oli see. Esiteks, karjased Petlemmas hoidsid suuri lambakarju ja tegelikult tootsid, tallesid templi teenistuse jaoks. Väga paljud, kes üle Iisraeli tulid pühadeks templisse, ei võtnud oma tallekest kaasa. Jumala ees, see pikk teekond tähendas seda, et see tallek oli must nagu muri ja teate, tuuste täis ja mis iganes ja siis hakka temaga seal tegelema ja Jumalale pidid minema veatud ohvrid. Nii et selle tõttu osteti see uus ja puhas talleke ja sealt võiti ainult raha kaasa. Väga mõistlik, tänapäeval me teeme sama, eks ole, krediitkaart taskusse ja, või sularaha ja väga lihtne. Ja selle tõttu see kõik muutus lõpuks seal väga suureks businessiks, miks pärast Jeesus ka vihastus ja seal korra majja tegi, mäletas seda lugu, eks ole, templi puhtaks tegi, siis seal käis suur business. Aga ühel viisil oli see tallede tootmine väga loogiline selles võtmes ja väga palju siis just nimelt templiteenistuse tallesid tuli sealt Petlemmast. Ja see on tõenäoline, et need karjased samamoodi olid ühe karja üle, mis tootis neid ohvritallesid. Ja sellepärast ingel ilmub karjastele, öeldes teiste sõnadega, teie valmistate ohvriloomi. Ja ohvriloomad olid tähtsad sellepärast, et nende läbi sai pattu lunastada, mitte ära pesta. Patune jäi patuseks, isegi pärast ohvrit. Aga patt sai nagu lepitatud. Okei, teeme, kõik on korras. Aga patune jäi ikka patuseks. Ja need, kes
seda ohvriteenistuse nagu algmaterjali tootsid seal, need karjased. Ingel läks esimesena nende juurde, öeldes, teile on sündinud täna tõeline ohvritall, kes võtab ära maailma patu. Ja muuseas, on mõningad teoloogid, kes arvavad, et Jeesus sündiski selles ohvritallede sündimise laudas, kus üleval oli vaatetorn, kust karjased vaatasid oma karja. Siin kontekstis räägitakse meile, et nad olid väljas oma karja juures, aga see võis nõnda olla, Miika 4.8 räägib sellest. Ja on samuti tõenäoline, et Jeesus võis olla nagu mähitud nende ohvritalle riietesse, mida kasutati ka tallede puhul, keda taheti eriliselt hoida ohvriteenistuse jaoks. Nii et Jumalal on nagu mitu viisi anda edasi ühte tähtsat sõnumit, et päästja on sündinud teile. Ja sõbrad, seda me tähistame ka täna üheskoos. Amen. Ma lõpetan selle mõttega, ma palun, et meie ülistajad tulevad, me laulame kohe ühislaulu. Üks poiss tegi kaasa ühes jõulunäidendis ja ta mängis hotellipidajat. Nagu ikka, rollid tuleb ära ja autor, täna meil ei olnud siin näidendit, aga seal tema oli hotellipidaja ja siis tema osa oli öelda Joosepile ja Maarjale, et mul on kahju, aga enam ei ole ruumi meie hotellis. Ja teatavasti Joosep ja Maarja pidid nii-öelda ringi pöörama ja lõpuks läksid sinna siis lauta, eks ole, võõraste majas ei olnud neile kohta. Aga see noormees, kellel olid need read öelda, ilmselgelt elas sellesse rolli nii väga sisse, et kui ta ütles, kahjuks ei ole meil hotellis enam ruumi, aga ta lisas sinna otsa, aga te võite võtta minu toa. Te võite võtta minu toa, ütles poiss. Kuidas on lood, sõber, sinu südamega? Kas sinu kodus on ruumi Jeesusele? Paljude inimeste südamed, me teame, on jätkuvalt kinni temale, kes isegi jõulusid tähistavad, aga sa võid öelda nii, et Jeesus, sa võid võtta minu toa. Amen. Sa võid võtta minu toa. Ja sõbrad, parim asi jõuluajal teha on ja reaktsioonina sellele imelisele jõulukingile, mille tema 2000 aastat tagasi tegi meile, on anda oma elu, südame, tuba talle. Ma räägin tegelikult kogu südamest, siis mitte ainult nagu üks kamber. Ja vaadata, kuidas tema võib sinu elu muuta, nagu me kuulsime, on muutnud ta Viktoria elu, nagu ta on muutnud meie kõigi elu. Ja see on jõulusõnum, et Jumal tuli siia maa peale, tuli päästjaks inimkonnale ja igaüks, kes temasse usub, võib osa saada ja maista seda igavest elu. Amen. Tõuseme püsti ja palume koos. Ma ei tea, kus sa oma suhtes Jumalaga seisad ja oled, aga kui on täna keegi siin, kes või vaatab läbi sotsiaalmeedia, kes ei tunne veel Jeesus Kristust isiklikult, siis see ei võta, et sa pead saama kiriku liikmeks ja minema kasima ennast kuidagi hästi korda ja saama viksiks ja viisakaks, enne kui Jumal sinust üldse huvi võiks tunda, vaid Piibel ütleb, et tule nii, nagu oled. Ja Jeesus on kõigest ühe palve kaugusel sinust. 1989, 6. detsembril Jeesus muutis minu elu. Halleluuja! Kindlasti on üks kuupäev, kus ta astus sinu ellu. Ja täna ta võib astuda ka sinu südamesse. Palu suke lihtne palve koos minuga, öeldes, kallis taevane isa, ma tulen su ette Jeesuse nimel. Ma tänan sind, et jõulusõnum käib ka minu kohta.
päästja on sündinud ka minule. ja kallis Jeesus, ma avan sulle oma südame. astu minu tuppa. muuda minu elu. ma võtan sind vastu kui oma päästja, kui minu issand. ma annan oma elu sulle. ma tahan sind teenida ja kõndida sinuga kõik oma elupäevad. ja ma tänan sind, et sa oled mind kuulnud. sa oled mulle vastanud, mind vastu võtnud oma lapseks. sellest hetkest peale usu läbi Jeesusesse Kristusesse olen mina Jumala laps. Amen. see nii lihtnalt käibki, tänu Jumalale. ja meist saab Jumala laps, kui me usume oma südames. tänu issandale. aga nüüd saame ikkagi tõusta ja ma palun, et sa võtaks oma naabri käest kinni, kes su kõrval on, sest me vabastame ka ühe õnnistuse enda poolt oma naabri üle. Amen. ja issand, puuduta igat inimest, kelle käest me kinni hoiame, kelle poole me käed oleme suunanud. las sinu vägi voolab meie läbi. issand, täname sind imede, tunnustähtede, tervenemiste eest meie keskel ja meie seas. ja nüüd Jeesuse Kristuse arm ja Jumala Isa armastus ja Püha Vaimu osadus jäägu ja olgu meie kõikidega. Amen. Amen. Nii et sõbrad, olge õnnistatud.